Tere! Minu nimi on Argo Oder. Olen Sparta spordiklubi peatreener, personaaltreener ja minu kõrval seisab Tea Sei, kes on samuti Sparta spordiklubi personaaltreener ja treener. Talvekülm on käes. Paljud mõtlevad selle peale, et kuidas trenni minna või kuidas trenni teha. Siis oleme välja mõelnud sellise variandi, et inimene, kellel ei ole võimalust tulla Sparta spordiklubisse, siis on võimalik ka natukene ennast treenida kodus. Täna näitame teile erinevaid harjutusi ja harjutused on mõeldud just korsetilihastele, ehk siis võtame kõigepealt kõhulihased. Minu käes on sellised väga lihtsad kummid, mida on võimalik iga spordipoest endale soetada. Ja selle hind ei ole üldse nii krõbe, hind võib olla seal kuskil 9 kuni 20 euroni. Samuti kõige lihtsam viis kodus treenimiseks, kus abivahendid on kas või sellised tühjad plastikpudelid, millesse võib liiva panna, võime vett panna raskuseks, et me saaksime oma lihaseid treenida. Aga sellest juba pikemalt, siis kui meil on neid abivahendid vaja. Esimest harjutuseks on siis kõhu sirglihas, ehk siis hea lihtne teha kodus vaiba peal, paneme jalad maha, heidame pikali, surume selja ilusti vastu vaipa või vastu põrandat ja alustame keretõsteid. Et vältida sellist valet liigutust või siis selja murdmist, siis põhja on see, et jääks alaselg oleks meil maas, puus oleks samuti maas, võimalikult surume ka alaselja põrandale vastu maad, et sellist lohku ei tuleks sisse. Jalad on lihtsalt põrandal, kes on juba edasi jõudnud, võib ka tõsta pallile või siis diivani peale ja kindlasti mitte suruda jalad näiteks diivani alla, ehk siis me kaasame ka reielihaseid, vaid jätame jalad vabaks põrandale ja alustame siis treeningut, ehk siis tõstame ülakeha ülesse, surume lihtsalt kõhulihase kokku. Selg läheb natukene küüru, jälle venitus ja kokku surumine. Sellist harjutust võiks teha kuskil 15 kuni 20 korda. Seeriate arv võiks samuti olla kuskil 3 kuni 4 seeriat ja 15 kordust ja seeriate vaheline paus võiks olla kuskil 30 sekundit kuni minut. Järgmiseks harjutuseks on meil kõhupõikilihased, ehk siis küljed. Selleks samamoodi lihtsalt tasandit muutmata hakkame keha viima ühele poole ja teisele poole. Kohe Tea näitab meile, kuidas seda tehakse. Ja samuti ärge unustage ära hingamist. Hingamine on tähtis, hinge kinni hoida ei tohiks. Alati, kui on pingutus, me hingame välja. Ehk siis toimub pingutus, hingame välja ja hingame sisse. Ja korduste arv on täpselt samamoodi. Ühele poole teeme kuskil 15 kuni 20 kordust või vastavalt sellele, kui palju me jõuame ja samamoodi teisele poole. Hoiame jalad kindlalt maas, puus on paigal ja lihtsalt ülakeha liigub ühele vasakule ja paremale poole ja tunneme, kuidas kõhupõikilihased meil töötavad. Kolmandaks harjutuseks oleme valinud sellise süvalihaste treenimiseks. Korsett on meil hästi tähtis, see peaks pidama, hoiaks meil rühti ja samamoodi saaks seespoolt niisugused väiksed lihased, mis on tasakaalulihas samamoodi ära treenitud. Selleks on hästi lihtne harjutus. On nimetusega plank, ehk siis me lähme kõhuli, küünarnukkide peale ja päkkade peale. See on niisugune raskem variant, tõstame ennast ülesse. Nii kergem variant on siis see, et me hoiame põlved maas, keha on sirge, selg ei tohiks väga nõgusaks minna, vaid selg on sirge. Kui seda on raske alguses hoida, siis me võime ka natukene ennast ülespoole tõsta ja siis on selg rohkem sirge. Aga kui me jõuame, siis keha on täpselt sirge ja väldime siis selja lohku vajumist. Nii proovime ka raskemat varianti, ehk siis lähme päkkade peale ja hoiame ennast. Ja siin samamoodi, vastavalt sellele, kui palju meil jaksu on, algus kindlasti on see raske oma keha raskusega teha ja proovime hoida kuskil seal 30 sekundit kuni minut või siis kuni suudate. Tähtis on see, et asend ei läheks valeks. Ja kui tunnete, et selg hakkab läbi vajuma, siis lõpetame ära, puhkame ja teeme ühe korra veel. Ja veel üks harjutus, nimelt süvalihastele, on see, et me lähme külje peale, samamoodi küünarnuki peale ja hoiame oma keha üleval. Ehk siis niisugune kergem variant on see, et paneme põlve maa, sellega võtame natukene koormust vähemaks ja hoiame siis keha sirgelt. Samamoodi proovime vältida
nii-öelda keha läbivajumist, vaid proovime hoida keha sirge. Kui see on natukene lihtne, siis on võimalus meil minna nii-öelda päkkade peale, jalgade peale ja hoiame enda keha täiesti sirgelt. Ja samamoodi, kas me hoiame nii kaua, kuni me suudame, kui raskeks läheb, siis lõpetame ära ja väldime samamoodi keha läbivajumist. Need olid siis kõhulihastele harjutused, nii natuke suurematele lihastele kui ka süvalihastele. Tehke proovi kodus järgi. Kui teil tekib küsimusi või te ei saa aru, mida täpselt tegema peab, siis külastage Sparta spordiklubi, me aitame kindlasti.